Kõhtu lihtsalt. Mäletan seda, et kui ma väike olin, ma käisin korvpallitrennis pikalt ja ema mulle rääkis, et kogu aeg käisin ja vingusin, et ma ei taha seal korvpallis käia, et ma tahan jalka trenni minna. Aga kuna Pärnu Jaagupis sellist võimalust ei olnud, siis see võimalus tekkis alles siis, kui ma olin 7. klassis ja minust vanemad poisid juba käisid Pärnus trennis PJK-s ja mingi hetk nad hakkasid Jaagupi poistele siis Pärnu Jaagupis mingit trenni andma ja veidi hiljem tekkis võimalus sellel samal grupil siis 95 PJK gruppi minna trenni ja nii me kõik läksime. Käisime seal mõnda aega ja lõpuks mina olin siis ainuke, kes jäi. Esimene treener oli Mart Paumäe. Esimest korda, kui ma trenni läksin, siis me treenisime Mai kunstmurul Ülejää gümnaasiumi taga. Esimesed mälestused on sealt, aga suvel igal pool Raekülas, Kalevi staadionil, Ülejõel, siis Koidula kooli staadionil, igal pool. Eesti meestes see tippjalgpall, see kukkus ise kuidagi sülle, et ma ei osanud sellest nagu niimoodi unistada. See lihtsalt pärast gümnaasiumit tuli lihtsalt Levadia kuidagi pakkumine. Ei mõelnud üldse sellele, et kuidas või mismoodi see jalgpalluri teekond peaks jätkuma. Ei teadnud tõesti, mida peale gümnaasiumi teen, kas lähen kaitseväkke. Kooli mõttes ei olnud ühtegi mõtet ja siis järsku tuli kuskilt. Ja nii ta läks, ega ma ei osanud mõelda, et selline elu võib jätkuda. Nii-öelda profina siis. Nii-öelda Levadiasse minek oli siuke huvitav ja siuke olid nagu võõrastes vetes, aga see päris täpselt aru ei saanud, nagu, kuhu sa lähed ja mida sa nüüd tegema hakkad ja kuidas see elu seal välja näeb. Siin Pärnus ikkagi sa fannisid põhimõtteliselt. See on kõige õigem, ma arvan, sõna selle jaoks. Nautisid sõpradega jalgpalli. Alma piim või terepiim? Alma piim 100%. Ostke ainult Almat. Sinu kõige meeldejäävaim mäng koondises või liigas? Koondises. Kõige meeldejäävam on ikkagi, kui sa koged seda, mida sa lapsena kogesid, kui sa läksid sinna mingit mänge vaatama, kus oli täismaja ees. Teine hetk olla seal väljakul täismaja ees. See tunne on nagu võimas. See keskmine. Põhiprintsiibid kaitses ja õhtul käime natuke nende täisemalt, siis vastasest võib-olla lähtuvalt läbi tähtsamalt tahame nagu pressida. Tšau! Tšau! Kuidas läheb nüüd? Hästi. Üksi möllad siin või? Kus isa on? Trennis. Riietusruumis. Kes seal on siis?
Kas tulebki sellised nostalgilised hetked, kui lapsena said siin samas staadionis mängida või kuskil siin läänel mängida? Neid momente on väga palju, mis veel tulevad. Mis on kõige eredam selline lapsepõlve jalgpallimoment? See on siin mingi turniir või mingi auhind? Rahvaliiga poolfinaal. Ahah. True story. Narvas. Väga see õigus. Sa oledki Rahvaliigas mänginud? Ma olen Rahvaliigas olnud. Jalgpallikarjäär sai alguse Rahvaliigast. Võib näeda. Tori Põrgulist aastal. Aga siis võib isegi öelda, et sa oled selline võib-olla Eesti Jamie Vardy nagu. Rahvaliigast hakkasid tulema ja nüüd oled siia koondisesse välja jõudnud. Jamie Vardilik. Ma ei tea, kas nii suur hüpe oli. Jamie Vardilik lugu. Ma arvan, hea vaheldus küll, et ei ole sama hotell, sama väljak, sama treeningväljak siis, mis meil Tallinnas, et kindlasti hea vaheldus ja mulle sobib hästi. Kui muidu võib-olla tundub, et Tallinnasse Eesti koondise mängu vaatamine tundub liiga pikk tee, siis nüüd see on teie juures. Miks mitte tulla? Mida paremat teha laupäeval kell 6, kui Rannastaadionil vaadata rahvusvahelist jalgpalli. Kallid inimesed, ootame teid laupäeval Pärnu Rannastaadionile kell 18:00. Piletid Piletilevist.